Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast ja ma kunagi lubasin teile, et kui mul saavad need aasta ennustused läbi tehtud, et siis ma natukene räägin teile nendest nägemustest ja kanaldustest, mis mul on tulnud aja jooksul. Paljude asjadega, võib-olla ma olen hiljaks jäänud, võib-olla ei ole, aga no pole hullu, hilja ei ole kunagi. Et ma olen saanud hästi palju erinevaid nägemusi, hästi palju erinevaid kanaldusi ja mis on ka selliste globaalsete tähendustega ja mida ma vahest ei ole osanud veel lahti seletada, võib-olla lihtsalt on ka kirjutad kirja ja mõtled, et küll kunagi tuleb, eks ju, et siis saab vaadata, mis asi see oli. Et võib-olla peaks natukene süvenema nendesse asjadesse. Aga miks mind pani täna seda teemat arutama või rääkima, on ka see, et ma olen seda ammu mõelnud, et tead, et ma ei avalda, et natuke võib-olla on see teema, et mõtled ka niimoodi, et igaüks suhtub eri moodi aga siis ma olen mõelnud niimoodi, et ma jagan seal Facebookis ka igasuguseid teiste kirjutatud asju, et mis meil ennast kõnetavad, neid ma jagan ka teistele, et oleks rohkem teadmisi siis. Ja alati olen mõelnud niimoodi, et ma ei viitsi ise kirjutada ja et kõik info tuleb ühest kohast aga on erinevaid asju, erinevaid infosid ja minu enda kanaldused, mis on, mõtlesin, et ma hakkan teile neid välja rääkima, lugema ette, mul on ka võetud siin just kaustikuga, mul on muidugi erinevad neid elu jooksul olnud, aga eks ma hakkan neid kõiki siia ühte kohta panema ja siis ma jälle vahepeal olen kaelnud ja siis mingil üks päev oli just, tuli mul Jürilina loengud meelde ja siis vaatasin oma vana selle vahelt, mis need on need? Kalender, eks ju, kalendermärkmed ja mulle hullult meeldis see Jüri Kurmeti, Toivo Kurmeti lugu Angeliik, mis on tohutu sellise kõrge vibratsiooniga, kõrge sagedusega ja Jürilina on hästi palju rääkinud ka, et hästi andekas ja hästi puha selline, et aga meil ei ole sugugi tunnustatud. Ja siis ma leidsin, mul oli üles kirjutatud. Oli kirjutatud oma 2024, oli mul kirjutatud üles, tuli teadmine, kirjutasin üles, et Toivo Kurmet sünnib tagasi 22. augusti 2024 muusikute perre Norras, ema pianist ja isa dirigent. Et mega äge, eks ju, selle ja siis mõtlesin, et ei, ma pean teil hakkama oma neid kanaldatud asju rääkima siin oma selle kanali peal. Ja siis ma leidsin selle, panin siia vahele ja siis mõtlesin, et ei, ma hakkan ikka teile rääkima kõiki neid asju sellepärast, et on asju, mida te peate sellepärast teadma, et te lihtsalt liiga kinni ei muretseks ennast. Ja on ka neid asju, mida, kui on sellised, pigem sellised halvemat pool sorti ettekuulutused, et lihtsalt teate arvestada, teate hoida. Nii. Ja nii ma siis selle leidsin, mõtlesin, et ei, küsisin ise märki veel universumilt, et kas ma ikka pean hakkama neid teile avaldama ja kuna ma selle leidsin, siis mõtlesin, et ei, ma pean teile hakkama avaldama. Ja siis mingis saates alguse poole ma natukene isegi rääkisin teile, et ma nägin mingi aeg sellist nägemust, et tuul oli nii kõva, et puud olid kõik niimoodi lookas, aga juured hoidsid kõvasti maa küljest kinni. Nii et ükski puu ei tulnud juurtega välja, kuigi see torm, mis tuli ja see tuul, mis tuli, oli nii tugev, et need puud olid tõesti niimoodi, et puud kasvades oksad ja kõik oli maaga paralleelsed, et need puud ei murdunud ära ega ei tulnud juuripidi lahti. Ja täna hommikul ma sain ka endale need nägemuslikud, ma olin juba üleval ja siis korra lasin silma kinni jälle, plaks tulid pildid ette ja tavaliselt need ei lähe meelest ära, ma olen küll muidugi kirjutanud ülesse ka, et ajapikku võib minna meelest ära. Ja siis mul tuli täna hommikul see taipamine, et need, mis on sellised
Head nägemused, need tulevad hästi kirkate värvidega ja need, mis on natukene kas siis sellised katastroofilised või natukene halvad ei saa päris, aga ikka põhimõtteliselt on sellised teist, ei ole nii head ühesõnaga. Ja need tulevad mul selline mustvalge ja halli, niimoodi põhimõtteliselt mustvalged, nii nagu meil kunagi televiisor oli mustvalge. Ja siis ma sain aru, et täitsa huvitav, et tulevad alati nägemused niimoodi, 3 kaupa. Nii. Ja siis mõtlesin, et okei, ma teen selle saate. Nii et kui ma kunagi nägin mustvalgelt, nägin seda, kuidas oli see tuul ja need puud olid niimoodi rookas, aga ära ei murdunud. Ja siis ma mõtlesin ka, et see võib tähendada siis mingisugust, kas siis mingit looduskatastroofi, torme, tugevaid tuuli, aga ma taipasin ka seda, kuna ma siin praegust tegelen oma niimoodi selle neurograafika sugupuude joonistamisega, siis mul tekkis selline taipamine, et vaat meid kui Eesti rahvast tahetakse ju siit maalt ära kangutada. Nii, hirmu, mis iganes taktikaga, et me läheksime, loobuksime, sest seda maad on vaja kellelegi teisele nii-öelda. Niimoodi. Ja minul nüüd tuli see taipamine, et jah, selline olukord on ju tulemas, kus tahetakse, see juba käib ju, kus tahetakse meid siit eestlasteni välja juurida, aga me oleme tugevad. Ja nüüd mul eile lugesin hommikul, Tiina Varatalu kirjutas ja kuskil keegi kirjutas vahele sellest just nende planeetide seisust. Ja teile hommikul hakkas nii-öelda uue ajastu algus oli eilsega. Ma lugesin selle pika asja läbi, ma jagasin ka sellepärast, et mul ei jää need asjad meelde. Ja teate, mul tuli selline kuidagi tohutu selline kerguse tunne. Teinekord ma loen neid asju, neid seisi ja vaatan, mul ei teki mingit tunnet. Ja siis mul tekkis selline tohutu kerguse tunne. Ja siis nüüd seda samast puudega nägemuse koha pealt, et ärge laske ennast kangutada siit maalt välja. Et ajastu muutus niikuinii meil muutuvad, mis sest, et meil on aasta number 1 ja alles on alguse järgus need asjad, aga ärge laske ennast kuhugi kupatada, ärge põgenege ära, sellepärast et see meie maa, Eesti maa on, ma ütleks isegi, et mitte ainult Eestimaa, vaid vanade piiride järgi Liivimaa on väga väärtuslik koht, energeetiliselt on väga kõrge energiaga ja millegi pärast väga väärtuslik koht. Nii et ärge minge kuskile. Nii. Ja seda puude painutamist ma võtsingi siis niimoodi, et meid kui rahvast tahetakse juuripidi maast lahti kangutada, neid muidugi maid on veel, kus see toimub, aga ei suudeta. Nii et sellele nägemusele sain ma siis sellise vastuse. Nii, teine asi, mis see oli ka ju, ta on ikka mingi aasta või paar aastat tagasi olnud need nägemused, oli see, kus ma nägin, et oli selline silemaa ja kuskil selline maa, et siis järsku tuli selline, nagu need kanjonid on ju, kui on, või kuskil maal on niimoodi, et on silemaa ja siis tuleb just nagu kuristik. Ja ma nägin, see oli ka mustvalge ja nägin seda, et loomi aeti kuristikku. Ja mulle tundus, et kas veised või lehmad või mingi selline, et nägin, kuidas loomi aeti kuristikku. Nii, mingi pool aastat läks mööda, tuli meil see suur sigade hävitamine, kuigi ma ei näinud reaalselt sigu. Ja teate, kui huvitav, see päev, kui neid sigu hävitati siin Eestis meil, siis ma sõitsin parasjagu Viljandisse ja ma nii kahetsen, et ma ei pidanud autot kinni ega ei pildistanud. Teate, et taevas olid pilved. Pilved olid massiliselt, oli sigade kujulised pilved. Ja siis mul endal käis mõte läbi, ma ei kunagi sellist asja näinud varem. Ja siis käis mõte läbi niimoodi, nii, nüüd siis järelikult on, neid hävitatakse. Ja muidugi pärast uudistest tuligi niimoodi, et need hukati siis. Et vaadake, kui huvitavalt, tegelikult kõik peegeldub. Kõik tuleb, informatsioon tuleb ju. Et isegi kui sa ei vaata seda telekat ega ei jälgi neid uudiseid, siis informatsioon tuleb nendeni, kelleni vaja. Muidugi, mul oli muidugi kahju ikka ju. Ja ega ma siis, mis mul ikka, mul on alati kombeks, et kui mingi selline asi on ja siis ma olen teinud
eluaeg olen teinud niimoodi, olen siis nendele hingedele, kes on siis hukatud ja kes on siis pidanud kuidagi ära minema või siis noh, ka lihtsalt ütleme niimoodi, et kes on surnud, ma olen teinud hingepalve, et see hing saaks ilusasti, kergesti ja puhtalt minna teisele tasandile, et ta saaksid maa pealt ära. Ja siis ma mõtlesin ka tagantjärgi, et huvitav, et kas see nägemus nüüd oli sellega seotud või tuleb mingi olukord veel. Et väga võimalik, et kuna ma nägin veiseid, et siis võib tulla veiseliha peale midagi. Siis kolmas tolle korra, kui ma nägin, siis kolmas oli selline, et ma nägin, see oli värviline, hästi kirgaste värvid, hästi selge, täpselt nagu oleks päriselt see toimunud. Ja need pildid vahetusid maru huvitavalt, nii nagu üks klipp jookseb, teine klipp peale, on ju, see jookseb ära, kolmas klipp peale. Ja siis oli selline, et ma nägin, et Neitsi Maarja või Maaema, kuidas seda nimetada, ma vist olen kuskil teile isegi sellest korra rääkinud, aga nägin, et oli siis see Neitsi Maarja või Maaema, seisis hästi suur, seisis Soome lahes. Ja tal oli selline, nii nagu idamaades või Indias need kannud, millega vett veetakse, kes kannab pea peal, on ju, kes õla peal, et sellise suure savijanumaga ta kallas kuldmünte. Ta ise seisis seal Soome lahes, seljaga Soome poole, aga kallas Eesti peale kuldmünte. Ja neid muudkui aga voolas ja terve Eesti sai täis, Läti sai, Leedu sai, mujale ei läinud ja siis see, kui me kutsume see Pihkva oblast, et sinna voolasid need ka. Ja noh, ikka ju, kui näed seda nägemust, siis kohe mõistus hakkab tööle, et huvitav, et see anum peaks ammu tühjaks saama oma suuruse peale. Kuna me oleme inimesed on ju siin kehas, siis alati võtad kohe niimoodi, et ei usalda ja võtad kohe siis mõistusega. Aga see peaks ju nii olema, aga teine peaks nii olema. Ja midagi nägin see kallas ja siis korraga oli see lõppenud. Niimoodi, see nägemus. Siis selle peale nüüd oli mul see ka taipamine. Ma ütlen, et taipamised tulevad tihtipeale hiljem, et te võite täitsa kirjutada mulle kas isiklikult või sinna, vabalt võite siia samma selle YouTube'i kanali alla kirjutada mulle nendesse, kus saab kirjutada, et kirjutage omapoolseid, kes on midagi näinud, omapoolseid neid nägemusi või seda, et mida teie arvate, mida tähendab. Selliseid naljategijaid pole siia neil vaja kirjutama, sellepärast, et neid ilkujaid on terve Facebook täis, et see pole see koht ilkumiseks. Niimoodi, aga kui tahate, võite kirjutada, vahet pole, ma niikuinii kustutan ära need ilkumised, sellepärast, et või siis pigem jätan need ilkumised siia lehele, kuigi jah, mul ei ole õnneks olnud selliseid, et üks inimene on kunagi olnud ja ma pärast nii kahetsesin, et ma ära kustutasin sellepärast, et teised oleks võinud ka näha, kui selliseid rumalaid on ka olemas, eks ju. Ja siis kirjutage julgelt siia alla mulle, et mis see teie nägemuses, see just nimelt see, ükskõik millised nägemused, aga just nimelt see, kus neid kuldmünte kallati. Sellepärast, et kellelgi võib tekkida hoopis põhjalikum või teistsugune info. Sest ja ma saan küll neid nägemusi ja kõike, aga kuna mul on tänu sellele YouTube'ile ka siin, et mul on neid eravastuvõtte ka ja mul ei ole lihtsalt olnud aega rohkem süveneda ja välja uurida, mis seal taga võib veel olla. Nii, ja siis ma räägin teile täna hommikuse nägemuse ma räägin teile ka, aga ennem ma loen teile ette, olen kirjutanud siin 28. detsember, see oli siis, kui ma selle A-gripist hakkasin terveks saama, üks päev tuli korraga täiesti selge, pilt läks niimoodi selgeks, nii järsult läks hoobilt kergeks tunne, nii et haigusest polnud enam asjagi, kuigi ma teadsin, mulle ka öeldi, et see haigus on puhastumine. Ja ma olin sellega täitsa selle vastusega nõus, sellepärast, et naljakas küll, aga et mitte ükski taimeravi ega alternatiiv, mis tavaliselt on nende asjade puhul aidanud, ei aidanud. Järelikult oligi puhastumine. Nii, ja siis ma hakkasin kirjutada.
kirjutasin üles 28. detsember 2025, loen teile ette siin ja siis ma räägin teile juurde, sellepärast et ma olen siin pannud kirja need asjad. Siin ma olen kirjutanud, olen olnud pikalt ja raskelt selle saagripis ja täna on juba parem ning järsku kella 17 paiku tuli mingi tohutu helgus ja selgus ja hakkas tulema infot, et mul on toimunud mingi tohutu puhastus ja ümbersünd. Ja järsku hakkasid tulema pildid ja info, et meie maa kohal on tohutu suur emalaev, panin siis sulgudesse siia UFO, ja nad jälgivad inimeste tegevust, et sekkuda siis, kui inimesed hakkavad maad hävitama. Nad ei lase seda juhtuda. Siis olen veel kirjutanud ka ja täna on mitmed inimesed mulle kirjutanud ja küsinud, mis saab maast ja meist ja nii edasi, klientidena. Niimoodi. Ja siis sealt tuli ka vastus, et maa ei kao kuhugi. Viiakse ära ja hävitatakse kurjus, sest maa on liiga hinnaline ja erilise keskkonnaga planeet, mis on looja kõrgema kaitse all. Nii. Ja see nägemus, mis mul oli siin siis aasta või 1,5 tagasi, see maaema, niimoodi, siis ma sain ka aru, et see Eesti ja see vana Liivimaa ja ka see Pihkva oblasti olukord, et see on väga väärtuslik. Ja see võib olla ka üks põhjus, miks meid tahetakse siit ära kupatada, et siis on hea neid kõike asju siin hallata. Ja mul on muidugi hästi palju tulnud infot ka, kunagi ammu see oli aastaid tagasi veel enne seda Ukraina ja selle, issand jumal, ma tahtsin praegust öelda Ukraina ja Ameerika sõda. Okei. Nii, ilma seda ei tule ühtegi asja. Nii, ja et see samane Ukraina sõda, ja siis mul tuli selline info, et planeet Maa tahetakse jagada 2. Venelased, ameeriklased jagavad ära. Ja siis mul tuli infot mingi aeg juurde, et jah, sealt Korea poolt, Hiina poolt, sealt tuleb ka mingi sekkumine, sealt tulevad ka mingisugused asjad. Ja siis tuli selline info, et Eesti vahetatakse, Ameerika vahetab Eesti Venemaale millegi teise koha vastu. Miks on Ukrainas sõda? Ukrainas on seal, vaata, kui ma räägin, siis hakkavad need nimed kinni hakkima. Ühesõnaga, see samane koht, kus seal sõda käib, seal on üks piirkond, mida ei ole puututud, aga seal on 15 püramiidi ja see on üks osa süsteemist, mida ülemaailmselt, mis on olnud kunagi, nii nagu need leiliinid on, millest räägib Lille Lindmäe, et seal on üks suurem osa sellest võrgustikust, mis on kunagi teinud siis energia edastamine, ühesõnaga elekter, selline energiasüsteem, mis on olnud kunagi ammu tasuta. Siis ma nägin, et on võetud ära püramiididelt, ma võin tunduda mõnele kui idioot, aga mis sest, mul on täiesti poogen. Siis on võetud ära püramiididelt tipud. Olete jälginud, et ühelgi püramiidil ei ole tippe, selliseid teravaid. Et on ära võetud need tipud ja mina nägin sellisest asja, et see tipud on olnud kas kristallist või selline kristall pigem või see on olnud ka täitsa mingi, vaevalt, et ta klaas on olnud, aga ta peab olema kas kristall või teemant, midagi, mis juhib seda energiat edasi. Et on vaja saada kätte see samune koht sealt. Ja see on üks põhjus, miks on see sõda seal tekitatud, et hoida eemal teised siis. Nii. Ja et see jagamine seal tuleb mingi aeg. Väga kahju muidugi, et väga paljud inimesed on selles kannatanud. Ja siis siin on väga huvitavalt, et kirjutab veel niimoodi või vahendasin seda kanaldust.
et maa on liiga hinnaline ja erilise keskkonnaga planeet, mis on looja kõrgema kaitse all, siis ütlevad eksperiment inimeste usaldamisega ja kurjuse ning ahnuse piiride katsetamisega hakkab lõpule viima. Eksperiment maa ja inimestega hakkab lõpule jõudma. Kurjus hävitab iseennast, riigid jäävad tühjemaks ja jäävad need, kelle südames on empaatia, armastus, looming, kaastunne. Kõrgema sagedusega planeetide asukad aitavad meil luua üles niinimetatud uue maa. See tähendab, et fööniksina tuhast tõusta veel võimsamana, ilusamana ja puhtamana kui kunagi varem. Siis leitakse üles ajavärav Amazonasest ja Tiibeti mägedest. Mul on täpne koht ka siin pandud. Ja taastatakse ühtne keel, millest saavad kõik aru ja hakkavad kõik suhtlema. Loomine hakkab toimuma kõrgsagedusliku mõtte teel, nagu Sai Baba võlus õhust materiaalseid asju. Niimoodi. Nii et meie planeedil hakkavad toimuma sellised asjad. Inimestes kaob kurjus, ahnus, kadedus. Maa puhastab inimkonda haigustega, mis puhastab vanadest maatriksitest, ahelatest ja inimesed justkui sünnivad uuesti. Kes ei ole nõus loobuma vanast, see nii-öelda sureb. Igaüks on oma arengus omal trepiastmel. Kõik liiguvad, kes roomates, kes kukkudes, kes usalduses ja sirge seljaga ning kergusega, aga kõik liiguvad. Lihtsalt sihtpunkti jõudmise aeg on erinev. Meie saame vastutada ainult iseenda eest. Saame ulatada abikäe, aga mitte jõuga teisi kaasa lohistada. Need on siis need, kes vaimselt arenevad kiiremini, kes on siis ei pea uhuuks ja need, kes on siis veel selles tavamaatriksis on selles 3D maailmas nii-öelda, et kui me tahame oma inimesi, näed, et tahad ju kaasa aidata, aga kui tema ei ole valinud endale selles elus seda üleminekut ja seda sageduse tõstmist, siis me ei saa jõuga kaasa lohistada. Mina võin seda oma kogemustest öelda. Olen väga palju proovinud. Loogiline, ikka ju tahad oma lähedasi, oma inimesi, oma sõpru, sõbrannasid, kes kuidas tahad ju ikka ka, et tuleks kaasa ja et ajad nii-öelda jalaga perse, et areneks. Aga siis öeldakse sulle, et tead ära nii uhuuks ka mine. Ja on muidugi kurb ja kõik puha, aga kuna see kanaldus tuli, et saame ulatada abikäe, aga mitte jõuga teisi kaasa lohistada. Ja ma sain väga hästi aru, mis see tähendas. Täpselt. Nii, siis on kirjas, et tuleb usaldada loojat, universumit. Rahu tuleb, see oli selle peale, et kuidas siis hakkama saada või niimoodi. Et mis teha selleks. Siis tuli, et rahu tuleb hoida oma südames. Oma energiataset tuleb hoida kõrgel. Olla endaga harmoonias ja uskuda paremasse ajastusse ja selle tulekusse. Järelikult on tähtis ikkagi usk. Et sa ei lase ennast hirmutada, et sa pead, kui sa oled niimoodi, et sa usud sellepärast, et lihtne usk on samamoodi mõte. Et mõte loob, iga meie mõte loob, iga meie sõna loob. Ja sellepärast järelikult rõhutatakse seda, et usk. Et seda me ei võta seda, et me peame mingit usku olema, et nii nagu need igasugused, ei taha valust muidu öelda, aga meil on ju kõik, meil on ristiusk, meil on kõik koos ja hinduismid ja kaasa arvatud siis pohhuism et vaata igaüks on oma usku, et see on nüüd väike huumor siia sisse, aga just niimoodi, et ükskõik mis usku, kui see usk kannab sind, kui see usk on mitte teisi hävitav, vaid on tõstev, siis vahet pole, mismoodi sa seda enda energeetikat ja planeedi energeetikat tõstad, aga tähtis on see, et mida rohkem meie hakkame uskuma sellesse, et tuleb parem, me ise loome. Nii. Siis, mis meil siin veel on?
tegeleda rahuseisundi loomisega enda sees, enda ümber, oma hinges, oma kodus, elamises ja sellest piisab, niimoodi öeldi. Kui kõik teeksid nii, alustaksid, ootad mul midagi siin. Kui kõik teeksid nii, alustaksid iseendast, siis maailm muutubki. Ja siis oli, et maa on olnud enne meid ja hakkama saanud. Keegi küsib, et kuidas maa hakkama saab. Ja siis tekkis küsimus niimoodi. Ja siis on vastus selline, et maa on olnud enne meid ja hakkama saanud. Miks ta ei peaks nüüd saama? Maa on tark. Siis tuli, et inimeste silmad avanevad, piirangud ja ahelad kukuvad, maa sünnib ümber. Siis tuli, küsimus oli mul, et kas see kuldajastu tulek on võimalik, siis öelda jah, kuldajastu on võimalik ja tuleb ka. Selles ei pea kahtlema. Paljud meist inimestest, sulgudes on mul hinged, ei ole siit planeedilt. Valgustöötajad on tulnud mujalt. Mõned avarduvad ja valgustavad. Mõned on veel kookonis ja ootavad oma koorumist. Selline võrdlus tuli siis. Nii. Need, kes kurjust teenivad, ei ole tegelikult valgustöötajad. Neid tunneb silmadest. Ja jälle ma sain hästi palju sain sellist enda jaoks teadmist ja kinnitust. Kuigi nad nimetavad ennast valgustöötajateks, jälgige neid rohkem ja näete kurjust silmades ja silmavaates. Nii et see ei ole selleks, et siin ma lihtsalt kannaldasin seda, see ei ole selleks, et nüüd hakkab mingisugune jaht pihta, kes on ja kes ei ole. Et kellel on soojad silmad, kellel ei ole, et inimestel on silmad on ju erinevad, sellepärast, et kes on rohkem kannatanud, loogumille neil on teistmoodi, aga et silmadest. Ja mina võin teile sellise asja öelda, kunagi üle-eelmises kohas, kus me elasime, siis käisid mul ühed mingusulak, tunnistajad, nii, käis nime ütlema, aga käisid ja nii-öelda oma usku kuulutamas ja küsid, kas teie olete juba päästetud. Ja ma olen alati hästi selline viisakas olnud ja siis küsisin ka, et kas ma olen hädas või ja siis hakkasid ajama ja oma neid ilusaid näitama, kuidas Rambot seal pilve peal ilusti on oma musklitega ja siis ma ei lasknud teid sisse, ükskord oli 2 naist käisid, lasin tuppa, ilusti viisakalt saatsin ära ja ütlesin, et teie aitäh, et ma olen ristiusus, et ma olen juba ristitud, blablabla, et siis nad jätsid rahule. Nii, tulid järgmine kord ka 2 naist, 1 mees aga mul oli, ma olen selline, eks vahest olen ka olnud natukene sellise musta huumoriga, nüüd olen sellega ettevaatlikum, aga mul oli värava peal oli silt ettevaatust nõid. Ja oli siis, ma ise tegin selle ja relakaga kõik tegin luua seljas istuva nõia ja selle tekstisin ilusti ja ütlen ka teie, et ma olen teist usku ja kõik puha ja ei saanud. Ja siis see meesterahvas kes oli kaasas, see küsis mu käest niimoodi, et ikka pressisid ja ma oma viga, nii et ma läksin natukene selliseks endast välja, ei oleks pidanud minema. Ja küsib, et mis see silt siin tähendab. Ja siis ma ütlesin niimoodi talle, et kui te aru ei saa, et rahulikult, et ära peate minema, siis ma võin näidata, mis see silt tähendab. Ja tead, sellel mehel läksid silmavalged täiesti mustaks. Ja see oli selline saatana pilt tuli ette, et natukene võib-olla isegi mind ei ehmatanud ära, aga mingi hoopis teine see, mida ma ei olnud mitte kunagi näinud. Ja midagi sinult läksid minema ja too aasta järjest juhtus igasugust asju. Koer suri ära, pernikene oli meil, siis äi suri ära ja siis meil alumine maja läks põlema. Nii. Ja siis ma kuskilt nägin mingisugust, ma ei tea, kas see oli saade või oli YouTube'is mingisugune klipp, kuskilt ma lugesin ja nägin,
inimestest, kes on siis saatan inimese kehastuses ja et nendel lähevad silmavalged on ka täiesti mustad. Ja siis ma sain aru sellest, et noh, vaata, ma ei lasknud sisse neid niimoodi, aga et seal ei olnud mitte midagi pistmist kiriku ega suure usu kuulutamisega nii-öelda siis päästmise jutuga, vaid vot seal Sunftis oli neil siis on ka selliseid, neid juhtumeid on veel olnud, kõigest ma ei hakka avalikult rääkima, aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et vot sulle siis usku, et kuna ma sain selle kanalduse, et neid tunneb silmadest, et kõik hea, kõik ei ole kuld, mis hiilgab nii-öelda niimoodi, et siis seda õpib rohkem tundma, seda silmavaadet õpib rohkem nägema ka, et noh, mulle endale teadmiseks, et ma õpiksin rohkem nägema. Nii, siis on kirjas niimoodi, et paljudel maskid langevad. Kurjus ei talu armastust, puhast armastust. Nii, ja siis ma panin siia endal veel kirja niimoodi, et kuna ma olen väga palju, on tekkinudki selle YouTube'i kanali kaudu neid, kes on siis tahtnud, et ma nende eelmisi elusid vaatan. Mul on siin veel inimesi, kes ootavad ka, kes juba ammu ootavad ja ei ole saanud. Aga ma katsun kõigiga ühendust võtta ja kes veel tahab, et siis ma vaatan järgi. Ja siis oli maru äge, et 2 inimest, kes on palunud mulle eelmisi elusid vaadata. Ma nüüd kirjutasin need kirja siia. Nimesid ma ei ole pannud, sest see ei ole oluline. Ja noh, õnneks ma ka ei mäleta, kellele mida vahendan, eks see ei ole minu jaoks, vahendan ära ja siis on see informatsioon läinud. Aga need olid sellised eredamad. Ja olen näinud 2 inimest, kes ei ole olnud siit planeedilt. Ja ma muidugi kirjutasin üles, et olen näinud planeeti, kus on pikad peenikesed olendid, inimesed, olendid, kes on kuldse jumega nagu päikesekuma. Aga selline õhtupäiksekuma, eks, kuldse jumega. Kogu planeet on sama värvi, mäed, puud, järved ja seal on loomi, aga mitte kiskjaid. Suheldakse heliteel ja telepaatilisel teel niimoodi, et mingi sellised, see oli nii huvitav, oli kuidas sellised peenikesed helid. Mul on siin veel kirjutatud lõppu, et Vaiko Hanssoni muusika meenutab seda kõige rohkem. Niimoodi, et Vaiko Hansson tuleb nüüd oma selle, seal on juhendatud meditatsiooniga, on Tallinnas, on Tartus on, seda saate YouTube'ist või YouTube'ist, sealt sellest Facebookist vaadata, reklaamid on üleval. Ja ta tuleb Tartusse 9. veebruaril. Ühe korra ma olen käinud, siis mul oli veel see kontroll peal, eks ja ma ei läinud eriti sinna sisse sellesse meditatsiooni, sellepärast et hästi palju inimesi ühes saalis on ja siis pead ju seda asja ju kontrollima. Ei pea, aga lihtsalt teistmoodi olukord ja nüüd ma tahan väga veel minna ja ma lähen ka. Ja et teate, minge ennast laadima sinna. Teate, kui lahe see muusika, see on hoopis teise maailma muusika. See kutt on geenius. Kindlasti ei ole ta päris siit planeedilt, sest see kuidagi läksid need asjad kokku. Ja siis, kui ma olen siia kirjutanud ka, et kogu planeet on sama värvi, mäed, puud, niimoodi suheldakse heliteel ja telepaatilisel teel. Kõik on harmoonias ja rahus. Seda võiks nimetada kuldajastuks ja planeediks. Neil inimestel seal on juuksed nagu meil ja nad käivad riides, aga väga lihtsa lõikega maanikleidid on. Kirjutasin sulgudes siis nendel naisolevustel. Kerged nagu siid, aga kõik on seda kuldset värvi moodi kuldset kuma. Kõik loomad, templid, vesi, toit, taimne, puuviljad, juurviljad, kaunviljad,
mitte ühtegi loomset toitu. Igal taimel ja puul on oma helisagedus ja seda on võimatu kirjeldada. Niimoodi oleme selle kirja pannud. Ja mul on jah olnud 2 inimest, kes on oma eelmisi elusid siis lasknud vaadata. Ja meie seas on jah tõesti neid, kes ei ole siit. Ja neid on tegelikult palju, aga me ju ei tea neid kõiki ja ongi parem, ei peagi kõike teadma. Kõike ei pea kõike teada, sellepärast et kõik need inimesed on tulnud siia missiooniga. Et missiooniga maad aidata, sagedust tõsta ja noh, meil ju kõik me valgustöötajad, kes oleme, me oleme ka ju, et isegi need, kes on olnud palju kehastusi maa peal inimesena, siis nad ei ole pidanud enam siia tagasi tulema, aga nad on lihtsalt valinud tulla, et aidata seda maad, siis meie planeeti. Niimoodi. Siin on mul praegust kinni, aga ühes selles, kui ma vaatasin kellegi eelmist elu jälle ja siis ma nägin, mul on hästi palju huvitavaid neid, võib-olla võiks kunagi kirjutada sellest eelmistes elude nendest raamatu, sest noh, inimesi ma ju ei pea panema, kes kus on, aga nii äge nägemus oli ja siis, kui mul tuli see lause siit või need kanaldused, et Amazonases avastatakse ajavärav, aga ma olen seda ajaväravat juba näinud. Ja see on väga sarnane on see nendele, mis on nendes filmides, mis need ulmefilmid on, need ajaväravad. Ja mina ütleks niimoodi, et see on ka seal kuskil Amazonases, ta leitakse ja seal on olnud mingi, kas on olnud maiade või inkade mingi tsivilisatsioon ja väga sarnane on see ring, see ajavärava ring on sellele sarnane, nagu on nende maiade astroloogilised kalendrikaardid niimoodi ümbert ringi. Hästi sarnane. Ja olen näinud inimene, kes on siis nüüd uuesti siia kehastunud, siis tema on olnud selles tsivilisatsioonis ja tema on lahkunud, terve tsivilisatsioon lahkus selle ajavärava kaudu. Aga seal on ju tohutu palju neid vihmametsasid, mida ei ole veel avastatud ja nüüd järjest, eks ma ise ka huviga vaatan neid saateid, sellepärast et ma tahan näha neid reaalselt siis oma silmaga, neid asju, mis avastatakse, mida ma olen siis saanud nägemustena ja neid eelmisi elusid vaadates. Ja lihtsalt mul on huvitav. Nii. Ja mega äge ja nüüd, kui oli kuskil leiti ka mingisugune templi, oli ka mingi templi varemed, siis ma täitsa huviga ootan seda, mis sealt edasi tuleb. Sest mul on tunne, et see on suhteliselt lähedane piirkond. Nii. Ja kui nüüd, no ma enda eelmiste elude klippe ma mäletan kõiki, no kas just kõiki, aga väga paljusid. Mina ka tulin siia tagasi missiooniga, ma ei pea enam siia maa peal tulema, aga ma tulin siiski siia tagasi missiooniga. Nii ja valisin ka endale hästi selliseid raskeid kogemusi, esimene pool elu väga raske olnud. Aga ma mäletan neid eelmiste elude klippe. Ja üks klipp oli minu jaoks hästi selline huvitav, mida ka ma huviga ootan, et kes on kuskil näinud mingitest saadetest, mingisugust avastusi, mis võiks olla sellised sarnased, saatke mulle infi. Sellepärast, et ma tunnen ära, kas see on õige koht või ei ole. Ma tunnen selle koha ära. Ühesõnaga, mingis elus, palju elusid tagasi, olin ma Tiibetis, isegi kui ma huvitav on niimoodi, et kui mu ema väiksena kogu aeg sõimas mind, oled nagu Tiibeti nõid, on ju. Tuli välja, et ma olen ka olnud niimoodi öelda, Tiibeti nõid. Aga mul oli tõesti tugevad need võimed ja viidi mägede sees on, pealt on näha, nagu oleks järv olnud, see on selline miraaž tekib niimoodi, et keegi ei näe, mis seal sees on. Aga tegelikult seal sees on, meid kasvatati seal, ma olin väike poiss, ma põgenesin ära sealt, ma olin väike poiss, meid kasvatati seal munkadeks. Niimoodi. Ja mind osteti ära kusagilt sealt mägedest kusagilt, kas ta oli mingi Tiibeti või hindu kuskilt perest, osteti mind ära
sellepärast, et maksti mingi raha, et noh, midagi sarnast on öeldud, et sellest, see on välja valitud poiss, et sellest saab siis noh, midagi taolist nagu Dalai Lama, aga neid osteti kokku erinevaid. Ma tean ka seda inimest, kes on minuga seal koos olnud. Niimoodi. Ja me olime siis seal sees, seal mägede sees olid kuldsete tornidega kuldsed sellised templid. Ja meil olid need oranžid ürbid olid seljas, nii nagu budamunkadel on. Ja siis me olime väga kontrollitud. Me pidime tegema täpselt nii, nagu seal peab, aga selle valgustumise jaoks pidime olema nädalate ja kuude kaupa algul väiksemas koguses, järjest siis õpetati. Ja pidime olema niimoodi vaikuses, palves ainult niimoodi, et me ei tohtinud sõnagi vahetada. Me ei tohtinud isegi mitte ümiseda. Ja siis me pidime seal olema oma selles palveasendis ja seda, ühesõnaga siis õpetati siis, kuidas me, ühesõnaga valgustumise teema ja ma olin seal 5-aastane ja kusagil niimoodi, et ma täpselt ei mäleta, kui vana ma olin, see on millegipärast ära võetud, aga ma põgenesin sealt ära, sest ma nägin, kust kaudu toodi juurde poisse ja kust kaudu siis, no ikka, meil oli ikka niimoodi, et algul oli, mingil määral oli, algul oli söök ka ja siis me pidime hakkama energiast elatuma. Aga kuna mina olin veel nii väike, siis ma väga igatsesin koju ja põgenesin ära sealt kaudu, kus neid poisse toodi juurde meile sinna kogu aeg. Ja loomulikult ma ei jõudnud sinna koju, igatsus oli suur, aga ma eksisin seal mägedes ära, ma nälgisin ära, mind lõpuks oli niimoodi, et raisakotkad nokkesid mu luude küljest liha ära ja ma ei jõudnud koju. Niimoodi. Aga see on mul, selles elus, terve elu on mul meeles ja ma olen otsinud, mind on huvitanud ka need igasugused Viasat Historid ja kõik need saated. Ma kogu aeg neid vahtinud muidugi ei ole, aga ma olen ikka suhteliselt palju otsinud ja siis ma mõtlesin niimoodi, et kui ma niisama otsin ja kui ma seda ei ütle välja, et selline asi on olnud, siis võib-olla jäängi otsima, aga ma iial ei tea, ma räägin, ma iial ei tea, kust keegi on olnud, kas samast kohast, kas mäletab samu asju või teab midagi selle kohta. Ja siis sellepärast ma otsustasingi hakata neid asju teile siin rääkima välja. Nii. Ja neid kanaldusi, nägemusi, mul on neid veel, ma pean üles otsima. Kõik ei ole niimoodi kohe meeles. Kui ma ennast ümber lülitan, siis muidugi mul tuleb uuesti see informatsioon. Aga ma hakkan teiega neid asju jagama siin. Ja kes on julgemad, võite ka oma kogemustest kirjutada, oma mälestustest, oma nendest eelmiste elude, nendest üleeile kuulasin, ikka YouTube'is olen nüüd hakanud kuulama, sellepärast, et enda kanalit teed ka on ja siis vaatad ka, et mis teised räägivad, et ei taha kopeerida kedagi, ei ole mõtteski, aga et kuna see numbrikeele Meritke, kui ma ütlesin, et sinu kanal peab olema sinu nägu, et ma ütlesin ka, et mul ei ole ju midagi rääkida, aga tegelikult, eks mul on ikka, mul on päris palju mida rääkida ja kas või õpetadagi, et muudkui aga küsige ja muudkui aga kirjutage mulle siia alla ja siis ma hakkan sellest järjest tegema siis endale sellist nii-öelda kondikava teemasid, millest ma siis räägin. Nii. Ja vaatasin Igor Volke saadet, kui ta oli veel siis kui tal oli see raamatu trükkimine alles. Ja mul oli kohutavalt kahju, et siis, kui otsiti neid inimesi, kes on kontakti saanud, see oli see aeg, kui väga palju veel alavääristati ja naeruvääristati neid, kellel on siis, kes on julgenud rääkida, neid kontakte. Ja mul oli nii kahju, et ma jäin oma sellega, oma nende asjadega, oma kogemustega, mis ma olen läbi kogenud. Mind ei ole muidugi kuskil opereeritud ega kuhugi ära viidud laevaga, aga ma olen näinud erinevaid neid laevasid. Ja nüüd, kus on maa orbiidis kuskil on selline mingisugune kivimoodustise moodi, natuke laeva moodi, taevakeha,
ja sellest meil ei kirjutata, meil ei räägita sellest, aga mujalt maailmast tuleb seda infot läbi, siis ma ütleks niimoodi, et seda sarnast asja näitas ka tema ühe oma selle pildi pealt, kus oli ja selline samane nii-öelda, kes siis vaatavad, kontrollivad, luuravad nii-öelda, siis mina olen ka erinevaid näinud. Üks koht, kui ma elasin Rapla lähedal, siis Raplas seal liivakarjääri juurest ja kus see rallirada on, sealt meil maja juurest ma olin koos oma ühe sõbrannaga ja tema tütar oli meil külas, kõik nägime kolmekesi. Aga ma ei jõudnud omal seda fotokaamerat nii ruttu võtta, et pildistada ja see oli siis väga lähedalt. Ei oska öelda meetritest, palju ma kohe ütlen teile meetritest, ma vaatan siit aknast välja seda puud ja ma ütlen umbes mitu meetrit see oli. Mingi 30-40 meetrit aknast. Ja ta ei olnud eriti suure kujuga, see taldriku kujuline oli siis. Ja tuled olid ilusasti ja ta liikus hästi sujuvalt, ei olnud niimoodi, et ta liikus hästi sujuvalt ja mingit mürinatega midagi ei olnud, aga see heli oli hästi äge, nii nagu kui lähete kõrgepingiliinidelt läbi, siis see elekter niimoodi säriseb, on kuulda. Vot selline heli oli, kui ta liikus ja kahju, et pildistada ei saanud, aga ju siis ei pidanud. Ja olen veel erinevates kohtades, olen näinud Häädemeestel olen näinud erinevate kujudega, siis olen näinud sellist sigaretikujulist, on Sangastest minna sinna Antsla poole sõita, natukene sealt kiriku juurest lähed Antsla poole sõidad, sealt mäest üles, vot seal oli vasakul pool põllu ja metsa kohal oli, see oli huvitav, see oli selline, katsun kirjeldada, et just nagu mingi sigaretikujuline, aga see oli nii huvitav, et ta oli selline, nagu oleks peegel, selle hõbedane, hästi läikib. Ja siis ma jäin vaatama seda ja siis vist tajus ära, et keegi jälgib, neil kuidagi see taju on ja siis ta pööras, siis see pööras ja läks korraga klõps ja oligi kadunud nii. Ja siis mul tuli isegi sellist informatsiooni, et selles piirkonnas kunagi väga ammu, ma ei teagi, mitu sajandit tagasi, võib-olla selle isegi kindlasti saab välja võtta, kui ma küsin, mitu sajandit tagasi. Midagi 5-ga on. Aga selle ma katsun siis paremini kätte saada. Ja on olnud seal mäe otsas, seal kohal on olnud selline valge loss, valge ja ta on olnud selliste ümmarguste kuplitega, vaat nagu need Vene kirikutel need ümmargused kuplid on, aga valge ja need kuplid on ka olnud valge, 5 kupliga valge loss on seal olnud. Maru kahju, et kuskilt ei ole uurida, et meil on ajaloos väga palju asju ära kustutatud ja hävitatud, et me jumala eest ei teaks, mis kõik on võimalik, nii et me ei ole sugukahvist arenenud ega kiviajast tulnud siia. Et seda maa ajalugu ja seda väga ilusaid ajastuid ja kõik, mis on siis loodud. Et neid asju on hästi palju hävitatud ja kustutatud. Meid orjastada. Nii. Ja kus ma olen veel näinud Häädemeestele, siis oli Paide-Pärnu vahepeal kusagil, kui tulla sealt Paidest Pärnusse ja Vändrast läbi, siis sinna jäi, seal on tükk tühja maad. Vasakule poole jääb siis see Tori-Jõesuu ja paremal pool oli raudtee ja lihtsalt mets, seal on mingid suvilad ja asjad ka, aga vot seal selles piirkonnas
jälle koos oma ühe tuttavaga, Paidest ühe naisterahvaga, läksime, lihtsalt ma võtsin ta kaasa, sest ma olin mingi aeg, olin ma fotograaf, tegin päevalehte ka, fotosid ja veel paari ajakirja, mul oli teine perekonnanimi siis. Ja mul oli fotoaparaat kaasas ja me mõlemad nägime selle naisega. Ma võin eesnime muidugi öelda, Maria, ja ka hästi huvitav naine ja korraga nägime mõlemad, aga see oli nii põnev, me jäime autoga seisma, me läksime autost välja, me vahtisime Suu-Tammuli seda objekti, aga see oli selline, põhimõtteliselt oli selline torukujuline, aga tal oli peal, meenutas kõige rohkem allveelaeva, aga ka peegelsilepilt või selline materjal, täiesti selline hõbedane, just nagu peegliefekt, aga ta oli eristuv. Ja mina muidugi Mariale ütlesin, et ma võtan kähku, ma teen pilti ja võtan oma fotoaparaadi välja, sest kuna ma olin fotograaf, mul oli kogu aeg ju aparaat autos kaasas ju. Ja oligi vaja kuskile minna, ma läksin pildistama kuskile, aga võtsin Maria kaasa. Mingit lugu oli vaja teha. Ja ma võtsin, kohmitsesin ja teate, kui lahe oli niimoodi, et ma kohmitsesin selle aparaadi valmis. Ja nii kui ma suunasin ülespoole, et hakata seda pildistama, siis korraga oli klõps ja kadunud. Ja vahtisime mõlemad üksteisele otsa, vaata, kuna tema oli ka selline vaimsete asjadega tegelev, siis lihtsalt me vaatasime üksteisele otsa. No jah, ju siis nii pidi olema, ütlesime mõlemad. Et hästi huvitav, et nad ei anna ennast pildile, et sa ei saa niimoodi, et sa teed pildi ja sa hakkad tõestama. Et hästi äge ja nüüd ma olen siis vaadanud, kui siis YouTube'is ka mingid teatud lehed, kes siis jagavad neid, siis ikka vaatan, kas on AI-ga tehtud või on päriselt, sest ma olen alateadlikult otsinud nüüd neid samasuguseid neid objekte, mida ma olen ise oma silmaga näinud. Aga neid inimesi on nii palju, kes on näinud ja kes on ka kohtunud. Mina ütleks niimoodi, et ma õnneks ei ole kohtunud ja ma ei ole ka valmis olnud. Ega ma ei tea ka 100%, kas ma praegust oleksin valmis olnud. Et nii kõva mutt ma võib-olla ka ei ole, eks ju. Aga ei tea ju, iial ei tea. Nii, ja kõik see, et mida me oma silmaga näeme, eks ju, siis me teame, et need asjad on olemas. Algul ikka mõtled, et oi jah, ei teagi, mis see oli või äkki oli ettekujutus, inimese mõistus hakkab. Aga väga palju on meie seas inimesi, kes ei ole näinud neid asju, kes ei usu, kes vaimsete asjadega ka ei tegele ka midagi ja lihtsalt materdatakse maha, tehakse maha. Siis ma ütleks selle peale niimoodi, et ärge tehke välja sellest. Igal ühel oma arvamus, las teevad, mis tahavad. Et võib-olla nemad kunagi ei satugi sellistesse olukordadesse ja kui satuvad, siis eks siis on mingid muudatused ju toimuvad enda elus ka. Sest nii nagu siin ennem vahendasin seda, et kõik on oma ajas, oma liikumises, et me kõik inimestena oleme, et kõik liiguvad, lihtsalt sihtpunkti jõudmise aeg on erinev. Vot, et igaüks on oma arengus, omal trepiastmel. Kõik liiguvad, kes roomates, kes kukkudes, kes usalduses ja sirge seljaga ning kerguses. Nii et need ütlemisedki meil oma silm on kuningas on ju loomulikult. Aga samas on niimoodi, et kui ma ei ole näinud, siis seda pole olemas. Aga ja on küsida, me kõik hingame ju õhku. Me ju kõik hingame. Aga kas sa oled näinud õhku, on ju? Siis enamus ei ole näinud õhku ju. Reaalselt sa ei näe seda õhku, sa ainult tajud ja tunned ju. Aga siis kui öelda, et õhku pole olemas. Niimoodi. Sama loll väide, et on ju, kui me ei ole käinud kusagil, näiteks pole käinud, oletame, et me pole kuskil maal käinud ja näinud neid asju ja sama loll on väita, et kuule ei, seda maad ei ole olemas. Samas kaardi peal on ju, teised inimesed on käinud, rääkinud, et samasugused rumalad väited, aga lihtsalt, et jah, kui on pildid, on ju, mis on tõestuseks, siis usutakse rohkem. Aga ärge laske ennast segada. Pange kas või,
kui te ei julge ju kirjutada või avaldada või kardate teiste arvamust, ma kunagi ka natukene kartsin, sellepärast et ma mõtlesin, emagi mulle ütles, et et ära räägi neid asju, on ju, et mida teised muidu temast arvavad ja tema laps on debiilik, eks ju. Ja siis nüüd kokkuvõttes tuleb välja, et ei olnudki bioloogiline ema mul, aga neid asju ma alles uurin veel. Ja samas me kõik sünnime just sinna, kus meil on vaja sündida. Ja pange kirja endale neid oma nägemusi, neid asju ja lihtsalt seda, et teil on, kas või jälgite, mis toimub. Ja kui on vaja, siis avaldate, kui ei ole vaja, ei avalda, mitte midagi ei pea, keegi ei pea mitte midagi tegema, aga lihtsalt, et ma võtsin nüüd selle, ma sain selle tunde, et nüüd ma pean, on ju. Ja ma võtsin selle, ei saaks öelda, et julguse kokku, on ju, aga lihtsalt, et see tunne, see teadmine, see tunne ja see informatsioon, et ma pean seda jagama. Sellepärast, et meid on palju, kes saavad infot. Meid on palju, kes teavad väga palju. Meid on palju. Ja mida rohkem me oleme julgemad ja mida rohkem meid on, seda paremini me saame muuta seda maailma siin. Ja kui ma lugesin selle uue ajastu kohta ja kuidas kõik need vanad süsteemid hakkavad lagunema ja neid on veel, siin on veel, minult on ka küsitud, et kuna hakkab paremaks minema, ma olen ka saanud vastused 2028 ja oluline on 2030, 2026 on ka juba tulnud niimoodi, aga mina ütleks seda, et pigem see 6 on see liikuma hakkamise aasta ja kui nüüd on numeroloogiliselt teada, et see number 1 on ja me hakkame liikuma ja kuna see liikumine, tulihobuse aasta tuleb nüüd kohe Hiina selle kalendri järgi ja siis meil läheb, see areng läheb kiireks ja tormiline ja kõiksugused vanad süsteemid lagunevad ja et me ei tea veel, mis tulekul on, siis väga huvitav, ma kuulasin eile kuulasin eile või üleeile kuulasin kahte seda Timo Reinpali kuulasin ka just selle aasta kohta, et numeroloogiliselt, et hästi huvitav, hästi põhjalikult. Ja kindlasti on ka see ainult jäämäe tipp, mida ta räägib, eks ju. Et kindlasti on neid arvutusi ja teadmisi tal palju rohkem. Aga lihtsalt seda on nii huvitav kuulata. Ja siis ma jälgisin lihtsalt seda, panin kokku seda, et mis infot ma olen ise saanud, ilma et ma ju ei tegele numeroloogiaga, astroloogiaga ka ei tegele, aga ma lihtsalt loen, kui mul tuleb mingisugune jõuab mingi postitus minuni, siis vaatan peale, et niimoodi 2 esimest või 3 esimest rida, kui see kõnetab, loen lõpuni ja tavaliselt ma saangi sealt ka kinnitust või siis väga palju informatsiooni juurde, mida mul endal ei ole olnud, aga seda ma teile muidugi, sellest ma teile siia rääkima ei hakka, ma lihtsalt viitan teid, et kust kelle lehe pealt te saate seda informatsiooni, sest topelt ei ole mõtet rääkida, et pole mõtet. Ja siis väga äge oli see, kuidas tema ütles ka, et 2030 on hästi selline. Nii et see oli vist see Puuduta mind saade. Nii et mida toob aasta 2026 Timo Reinpaliga. Ja et vaadake, kuulake, kõiki muidugi, absoluutselt kõiki neid väga palju on, kes ju räägivad ja arvutavad aga kõiki lihtsalt ma ei ole jõudnud, ju siis ei ole vaja, aga igaüks satub nendeni, keda neil on vaja kuulata ja kui sind üldse ei kõneta, on ju, siis why not, on ju, paned edasi, et ei pea hakkama kritiseerima, aga et ei meeldi, lähed edasi sealt, vaatad kellegi muu ja igalühel on ju kuskil midagi ja kedagi, kes võib huvitada ja kes võib siis nii on sama lugu ju selle minu kanaliga siin. Kellele meeldib, see kuulab, see tellib, see paneb like, on ju. Kellele ei meeldi, siis on teisi, kes neid kõnetavad. Nii et igale ühele on oma nii-öelda. Aga samas, kui väga paljud mõtlevad ka, kellel on välja tulnud siis arvutustest, et nad peaksid jagama, mul on ka ju, et läbi hääle ma pean tööd tegema, et ma pean jagama neid teadmisi ja ma ei ole kunagi tahtnud,
seal Facebookis ka kirjutada, kui on tark jutt, mida ma loen, mis mind kõnetab, ma jagan kellegi oma. Et ma ei ole hakanud niimoodi, et kirjutama siis, et kirjutan sama informatsiooni põhiliselt kirjutan, et seda on juba terve internet täis. Võib-olla jah on, võib-olla ei ole, aga mina ei pea kirjutama. Ja kõigil on erinev, kes läbi kirja, kes läbi sõna on ju, ja kes peab üldsegi, sest meil on inimesed, kes ei peaks sellega kunagi tegelema. Nemad on loodud siia selleks, et ehitada neid materiaalseid asju, sellepärast et tänu nendele inimestele, ükskõik, kas see on siis majade ehitamised, teede ehitamised, mis iganes asi on just, infrastruktuur, leiutajad, sest meid kõiki on vaja oma selle erilisuse ja oma nende visioonide, ideedega. Ja tänu sellele on meil ju heaolu, eks ju. Ja siis ega selle AI-ga seoses on ka niimoodi erinevaid neid mõtteid ja asju, et teeb elu kergemaks, on ju, kes ütleb, et AI on tulnud selleks, et me saaksime rohkem loominguga tegeleda, ja kes ütleb niimoodi, et oi, see on saatanast, on ju, et see võtab oma mõtlemisvõime ära. Ja mina ütleks niimoodi, et tegelikult meil kõigil on õigus, eks ju, igaüks vaatab oma selle seisukohalt, aga meil kõigil on õigus, aga meie inimestena, kui me oleme vaimsed inimesed, niimoodi, et kui me ei ole nii-öelda ära siis aju pestud, eks ju, siis meie inimestena saame ju valida, kui palju meie võtame mingit informatsiooni vastu, kui palju meie laseme ennast nii-öelda ära tinistada, et me küll ei tea, mõni ütleb, oh ei, siin ei ole midagi endal teha, on ju, et lihtsalt tehakse ära 1-0 ja sa ei saa ise midagi öelda. Kui inimesed teaksid, kui palju on neil enda otsustada, et ütleks küll niimoodi, et hakake rohkem oma peaga mõtlema, hakake rohkem, otsige omaga ühesuguse mõttemaailmaga mõttekaaslasi. Ja kui tunnete tõesti, et te ju tajute ära, et on ju midagi muud, te ei pea jooksma nagu lambakari kaasas nendega, kes et ise mitte loll paista, on ju, et siis jookseme, aga noogutame ja jookseme siis lambakarjaga kaasas, sellepärast, et me ei julge olla ise, me ei julge olla erilised. Et kui te teaksite, kui erilised ja millised võimed meile kõigile on antud siin hingedena inimeste kehas, me oleme tegelikult ju kõik jumalikud algolemused, et me saame nii palju ära teha, et kõik see kurjus siin hävitada. Et me oleme kõik loojad ja see, kui mõni ütleb niimoodi, et jah, et see AI on tulnud selleks, et me saaksime rohkem loominguga tegeleda, et me ei peaks nende asjadega tegema, mis meid siis oma hingeraja pealt, loomingulise raja pealt kõrvale viib, siis jaa, see on tark jutt, see ongi õigus, sellepärast et me saamegi. Ja kuna ma siin ka kanaldasin seda, et hakkame looma, praktiliselt niimoodi, et mõtted materialiseerivad mitte millestki midagi. Loomulikult meil inimkonnale ei anta seda võimet praegust kätte, sellepärast et on ju nii palju on seda kurjust ja seda ahnust ja kõike see võimuvõitlust ja egomänge. Loomulikult meil ei anta neid asju praegust. Aga kui meie, kes me oleme oma energiaga juba jõudnud kõrgemale ja need, kes me oleme valgustöötajad nii-öelda, siis naljakas ütlemine on ju. Aga selle kohta on muidugi mingi teine lause ka. Aga ma saan selle lause kanaldatud, siis ma muidugi kirjutan endale kirja ja siis ma mingil ajal teile seda siin räägin, ütlen. Aga just see, et tasapüsi hakkame me julgema olla meie ise ja iseenda energiat tõstame. Ja siis ongi nii, et nii nagu selles astroloogilises öeldi, see oli, kes sellest kirjutas, Aive Nõmmik ja siis oli valgus. Ühesõnaga mingi lehe peal keegi veel jagas seda, aga see oli astroloogiline prognoos.
ja seal oli jah niimoodi, et seisud olid sellised, mida ei ole siis ammu aega olnud, ka sajandeid on ju. Ja et inimesed hakkavad jagunema 2 leeri. Need, kes vaimselt kõrgemad ja kes on siis madalam, kes ei tule kaasa nii-öelda niisama oma igapäevase 3D elus. Ja ma pean tööl käima, need maksud on vaja maksta, et ma ju ei saa jätta maksmata, et et siis mul juhtub see ja siis mul juhtub see ja loomulikult nad on maatriksid, nad on surutud niimoodi, need ongi siis nagu öeldakse meie maa kohta vanglaplaneet, aga see ei ole kunagi, see ei ole kogu aeg niimoodi olnud, sellest on tehtud ja kõik, mis kõike saab muuta ja kõik muutubki. Ja siis on niimoodi, et kui te, nad ei oskagi teistmoodi mõelda. Ja me hakkamegi olema 2 arengut eraldi need taset on ju. Ja me võime eksisteerida ühel ajal, aga me lihtsalt ei näe neid enam. Nad kaovad meie elust ära. Ja me hakkame nagu ikka sarnane tõmbab sarnast on ju. Me hakkame rohkem suhtlema oma sarnastega ja kui nüüd meid on rohkem, kes on teadlikumad, kes on oma energiat tõstnud ja kes on siis tulnud siia planeeti aitama, seda valgustööd tegema, valgustumist avardama, näitama, kõik see, mis on võimalik, uuesti need, mis on hävitatud asjad, siis toome päevavalgele, siis kui meid on rohkem, see on täpselt niimoodi, et kui näiteks võtta anum, ja sinna ilus puhas vesi ja kui me paneme sinna tilgakese mingit soga on ju. See tilk veel ei muuda mitte midagi, natuke muudab, aga kui see tilk tõrva meepotis nagu öeldakse, aga kui nüüd vee näitel see tuua, kui kogu aeg tuleb meid puhtamaid peale, eks ju. Meid tuleb peale järjest rohkem ja nemad hakkavad ju ka lahustuma. See samane tilk tõrva nii-öelda või siis tilk mingit, ma ei oskagi öelda mingit musta vedelikku, siis kui järjest rohkem tuleb puhtamat vett peale, siis lõpuks puhastub ka see. Ja veega samamoodi, et kinnine vesi hakkab roiskuma, aga kui on voolav vesi, siis kogu aeg puhastab. Nii on meiega samamoodi. Et kui me oleme kuskil, kas või arengus kinni, oma vanas selles kinni, siis mitte midagi ei muutu. Siis ongi nii-öelda roiskuv vesi. Ja kui väga kaua on kinni ja roiskub, siis ei, siis läheb kapuks nii-öelda. Aga kui tuleb tilga kaudu puhast peale, siis on ka väga raske, siis ka ei juhtu midagi. Aga kui meid hakkab rohkem tulema ja kui see vesi nii-öelda hakkab voolama ja puhastama, siis lõpuks puhastubki kõik. Nii on selle planeedi maaga ka. Et lihtsalt mul on sellised lihtsad näited, et ei mitte midagi keerulist, et arusaadavad näited, et mõelge selle peale rohkem. Ja endast ka, et kui te hakkate iseenda puhastamisega pihta, siis ei ole niimoodi, et üks päev käin tussi all ära ja mõtled, nüüd on eluks ajaks olen puhas, on ju. Ei, see on pidev töö iseendaga on. Aga kui sa sita sisse ei roni, siis sa määrdadki vähem ja siis sa ei määrdu. Siis oledki kauem puhtam ja kogu aeg puhastad ja siis oledki lõpuks ongi niimoodi, et siis sa juba ju tead, et sitt on sitt, sinna sisse ei astu, eks ju. Ja nii me kõik areneme, et kas või nende samaste lollakate näidete tõttu, mis võivad tunduda natuke kentsakad või lollakad, aga vähemalt on need arusaadavad ja hakkame ennast tõstma, hakkame oma sagedust tõstma, hakkame ennast, lähe nende juradega kaasa ja näiteks lihtne asi, väga palju on, kes on küsinud, et töö juures on nii või nii, see on nii, see sõidab mulle sisse, on ju. Ärge laske, niikaua kui te lasete endale sisse sõita, on ju. Arendage ennast, kuulake neid igasuguseid loenguid, vaadake, lugege, on ju. Või käige kas või viitsi lugeda, paljud ütlevad, ma ei viitsi, on ju. Jaluta looduses, suhtle nende inimestega, kes sulle meeldivad, kellega sul on tore suhelda. Et kui sa ei lase ennast tõmmata alla, neid vampiire on ju küll ja veel ja hakka väikestest asjadest. Ja mitte ei ole vaja oodata, et kuule, kas see ülemus läheb ära sealt töö juurest. Issand, mul on kõik töötajad, meil on nii äge, aga see ülemus on nõme, et see võiks ära minna. Kuule, vaid tema firma on ju, vot selleks on firma teinud, et ja võetud need, et esiteks see, et saada materiaalselt endale küllust on ju juurde niimoodi ja ka seda energiat. Et kõik baseerub energial ju. Ja kui meie jääme ootama, et teine enda muutust teeb, siis see teine ei pruugi kunagi teha.
ja siis ongi see, et kas sa teed ise selle muutuse või kui olukord läheb nii sitaks juba, noh, jääd haigeks, mis iganes variandid tulevad, on ju. Või siis lüüakse sind välja lõpuks, aga pigem on see, et kas saata neid märke, on ju. Ja ei ole mõtet jääda ootama, kuna teine ennast muudab, äkki ta muudab. See on sama, nagu enne seal ma lugesin sellest kanaldusest teile ette, et teisi vägisi ei saa kaasa kiskuda, on ju, teisi vägisi ei saa sundida. Ainus, mis saate teha, enda mõttemaailma muuta, ennast muuta, noh, siis lähetegi ära. Ei ole vaja karta, et oi jumal, nüüd ma ei saa hakkama. Saate, uskuge mind, te saate hakkama. Universum tuleb teile alati appi. Mina võin enda elukogemustest öelda, kui palju olen ma jäänud, kui mõni ütleb niimoodi, oi ma ei saa lahku minna, sellepärast ma jään sellest kodust ilma. Ma olen 30 korda elu jooksul pidanud kolima. Enamus on muidugi üürikad olnud. Jälle on mingi asi tulnud, kas on tõstetud või niimoodi, et mind ei ole elu hoidnud niimoodi sellises mugavustsoonis, et ma nüüd saan. Ma olen jäänud päris oma kodudest ilma. Ma olen läinud 2 kätt taskas, põhimõtteliselt oma 3 last ja kotitäis enda ja laste riideid ja rohkem ei olegi meil mitte midagi, on ju. Ja kõik on jäänud, majad on jäänud siis meestele, kinnisvara on jäänud meestele, lähedki, kas siis, kui sul on halb, lähed ise ära või siis lüüakse sind teise pärast, mingi armukese pärast välja. Mul on nii palju neid olukordi olnud elus, kus ma olen kodudest ilma jäänud. Mul on 30 elukoht. Ja siis mõni ütleb, et jääb kinni. Ärge jääge kinni sellepärast, et elu on näidanud, et kui sa ei löömita, kui sa ei ole seal, kui sa ei lase ennast imeda tühjaks niimoodi, mingi teatud aine, muidugi inimesed alati kannatavad, ega ise ka olen alati, ikka ei, äkki paraneb, äkki parandab ennast, on ju, äkki muutub, äkki võib ennem sitt püksi tulla, kui teine ennast muudab. Ainult ise saame ennast muuta, ainult meie ja meie oleme oma elu loojad. Ja sa astudki välja, sa ei mõtle selle peale, enam ei hakka mõtlema, no ju siis peab olukord nii halvaks minema, et siis tekib, et universum ei lase teil seista ühe koha peal. Ta teeb teil nii vastikuks selle elu, et te peate selle sammu tegema või siis tõesti lüüakse teid välja ja niikuinii tuleb teil see samm teha. Aga jälgige märke, hakake ise tegema neid samme, hakake rohkem uskuma iseendasse ja alati on universum tulnud appi, alati on tulnud inimesed, mina ikka nimetan neid, et inglid tulevad inimeste näol, alati on tulnud lahendused, alati on tulnud inimesed appi, alati on keegi tulnud, oi näed, mul on lihtsad asjad on ju, nagu öelgi, tuleb sõbranna, kunagi oli, nüüd on ilusti kõik, aga meie iial ei tea ju, mis meie eludes toimub, et saa olla niimoodi, et sa oled nüüd saavutanud mingisuguse väga ilusa elu endal on ju ja kõik ongi nüüd korras on ju. Ei, ma ka arendan ennast kogu aeg, ma vaimselt arendan ennast, ma avardan oma silmaringi, sellepärast, et kui sa teadlikult arendad ennast, siis elu ei anna sulle niimoodi jalaga persse. Aga kui sa tead, et sa pead arendama, mõtled, ei, ma ei viitsi, mul on nii hea, mul on ikka mugav, kõik on ju hästi, et ma ei pea, aga tegelikult sisemiselt ju tunned mingit rahulolematust, mingit rahutust, mingit asjadega ei ole rahul, siis sa saad ainult iseennast muuta. Niimoodi. Ja kui ennast muudad, siis muutub ümbruskond ka, on ju. Aga mitte niimoodi, et väljast on kõik ilus, on ju, ja seest on tegelikult mäda, et ainult ise saate muuda ja ärge kartke neid muudatusi. Sellepärast, et meile on kõigile kaasa antud tohutu vägi, meil on kõigile, mida me peame aktiveerima. Ja kui inimene on mugavustsoonist välja ei tule, aga tema eluplaanis on ju eesmärk näiteks, mina ei tahtnud ka vanasti, mõtlesin ka, et kogu aeg mingid hädad, ma ei tahtnud inimesi mingi aeg aidata, läksin kõrvale teest, jälle elu jalaga persse, jälle tagasi selle tee peale. Oleks ma siis olnud nii tark ja mõelnud niimoodi, et ma tegelengi sellega, ma arendan, on ju, siis poleks ka olnud neid igasuguseid neid jurasid, neid kodudest välja viskamisi ja ma olen isegi ka autos elanud nädal aega sellepärast, et mul ei olnud kuskile minna. Ja ma tegin iga õhtu tegin endale reikid, ma nutsin ennast magama, sest lihtsalt, aga ma ei hakanud jooma, kui mõni ütleb, oi, tal on nii raske elu, et sellepärast ta on alkoholid, tal on raske elu. Kurat, kõigil on olnud rasket elu, aga kui sa oled, võib-olla on ka igasuguseid neid võib ju tuua endale mingisuguseid neid, et oi, ei, ma ikka ei saa ja ei, mis sul viga, sa oled nii tugev, sulle antakse ülevalt, on ju, kõigile meile antakse, aga me peame ise esimese sammu tegema
ja siis, et ei lasta kohal seista. Ja väga lahe on ka numeroloogia, sellepärast sa näed ära, mis paketiga sa siia tulnud oled. Nüüd juba jõudsin numeroloogia juurde välja, nii. Et mis paketiga siia tulnud oled ja siis sul on elu tehtud lihtsamaks, sa loed seda paketti ja vaatad oma sünni nende järgi, mida sa oled valinud siia ellu tulema. Et kui me muidu ei mäleta, mis me oleme valinud endale siia kehastudes valinud tulla ülesanded, mida me oleme pidanud tegema, mul lähevad vahepeal sõnad niimoodi, et ma ei oska neid väljendada. Huvitav, see on tulnud viimasel ajal. Väga huvitav. Niimoodi ja ei ole imestada, et mingi aeg kuidagi hakkame mingil telepaatiliselt teel suhtlema. Niimoodi. Ja kui teil on see pakett, siis mõtled ka, et see on mingi uhuu, on ju, ei ole. Löö oma kuradi instruktsioon lahti ja vaata, milleks sa oled siia tulnud, mida sa peaksid tegema ja siis hakka selles suunas liikuma. Kas see väiksed asjad? Ja väga paljud inimesed valivadki endale. See saab oma selle, näiteks selle paketi või ise arvutab välja, on ju, siis paljud meist teevadki õigeid asju. Me olemegi oma eluteel õige raja peal, aga lihtsalt vahe on selles, et kes laseb endale teha selle, kes kuulab teist ja siis vaatab, nii ma teen et mul on küll takistused, näed, ma olen siis valet asja teinud, et okei, et tõesti hakkad jälgima, on ju, kui ma teen neid asju, need meeldivad mul rohkem, aga ma pean seda tööd tegema sellepärast, et sealt tuleb raha, on ju. See on lõks. See on kogu inimkonna lõks. Ego, ahnus, materiaalsuse kohta, see on lõks, sellepärast, et kui te teete seda, mida te teete armastusega, valite selle tee, mida te teete armastusega. Jah, algul on raske sellepärast, et sa hakkad ju minema maatriksist välja, sa hakkad süsteemi alt välja minema, see on nagu vampiirlussüsteem, on ju, see hakkab ju toidust ilma jääma. Kes meist tahab tühja kõhuga olla, mitte keegi, on ju. Niimoodi. Aga et vaatad, see ja hakkate selles suunas liikuma ja alati tuleb teile universum appi. Alati tuleb teile abi. Teie nimetame neid siis kõrgemaks õpetajaks või teejuhiks või kaitseingliteks, mis iganes. Ma mõtlesin, ma teen väikese pooletunnise sutsu, ma vaatan praegust, et mul on juba tund ja 18 minutit. Okei. Väga lahe. Nii, ja nii, et on küll rääkida, mõtlen algul, mul ei ole midagi rääkida, ma hakkan pihta natukene. Et ma tean, et ma pean ja siis mõtlen, et mul ei ole midagi rääkida, siis järjest tuleb. Ja teil ka, et teie teete esimese sammu ja teile tuleb universum juhatab teid õigetesse kohtadesse, õigete inimesteni. Ja niimoodi hakkame vaikselt välja liikuma sellest süsteemist. Ja kuna planeedid nüüd hakkasid ka eilse seisuga 26 ju oli see muutus, et ajastu muutus, siis kuule isegi planeedid, isegi universum, kõik tuleb meile appi. Nii et julgege teha oma muudatusi. Julgege teha. Hästi äge. Nii et ega ma ei oskagi midagi öelda. Et ma võiks ka öelda, pange like on ju ja niimoodi ja tellige mu kanalit ja puha, aga igal ühel oma vaba tahte alusel, et nii nagu te tahate, mul ei ole tasuline. Ei, ma ei ütle teile neid asju, sellepärast, et igal ühel on omal võimalus valida. Keda tahab kuulata, mida tahab kuulata, mida usub, mida ei usu, kes tunneb, aga usaldage oma tunnet lihtsalt, see, kes mis teid kõnetab. Et iga asja puhul usaldage oma tunnet. Mina hakkan ka veel pärast tunnetama, enne kui mul kella õhtune töö tuleb. Mul tuleb üks telefoni teel tuleb kuskilt Floridast, sest meil ajavahe on 7 tundi, et siis temal on siis hommikul kuskilt 10, siis meil on niimoodi õhtul. Et muidu ma teen ikka oma tööd ja asjad, katsun teha hommikupoole, õhtul on muidu väsinud, kanaldused ja asjad, eks kõik see on ju. Ja ega seda inimestega töö on ka niimoodi, et enamus on mul väga toredad ja väga sellised kõrgem, aga vahest viskab selliseid 3D-d ka sisse tugevalt seda, et kui inimene ei saa aru, ongi niimoodi, et palju läheb lahku ja siis pärast niimoodi, et ikka, aga ma tahaks ikka teada, kas ta ikka saab oma vitsad, ma tahaks ikka teada. Mõtlesin, et lase lahti, ära istu selles, mis see sinu asi on enam, see ei ole enam, on läinud teed lahku, mis see sinu asi on, kas tal tuleb midagi halba või tal ei tule, see ei ole sinu asi, see on lihtsalt, teil on oma aeg sai täis, oma õppetunnid, kogemused kogutud ja puha ja vaat nende inimestega on raske teha tööd.
ja siis ma olen ka mõelnud, et kas ma kohe saadan, ütlen, et ei, ma ei tegele, et vaata, otsi endale keegi teine, on ju. Või siis noh, nii palju ma olen proovinud siis näidata, aidata, kui ma olen suutnud, aga jaa, mõni on hästi raske ja nendega ongi raske tegeleda. Ja siis mul tuleb alati siis samale lause meelde see kanaldusega see, et vägisi ei saa kedagi kaasa lohistada. Vot niimoodi, igaüks on oma arengutees seal, kus on ja hukka ka ei ole mõtet mõista. Sellepärast, et see on ikka nii iga asjaga niimoodi, et me hakkame pihta trepiastmetest ühest kuni läheme ülespoole. Nii on klassidega, nii on kõigega. Väga vähe on selliseid geenisi, kes ongi kohe niimoodi targad ja ei peagi midagi õppima, midagi ikka peab õppima. Aga see on kõik meie inimeseks olemise arengu juures, see on loomulik kõik, et me kõik hakkame kusagil pihta ja vaikselt liigume. Et jah, vaata, kui no näiteks endalgi kooli ajal väga paljudel ju meist on niimoodi, et kui me olime mingisugused, noh, näiteks 7.–8. klassi, no minu ajal oli veel 8 klassi ja siis oli 11 klassi oli, viimati oligi veel 11 klassi, kui oli see keskkooli, nüüd on ju 12 klassi. No pluss meil see 0 klass oli ka terve aasta aega, on ju, ja siis, kui sa olid mingi 7. või 8. klassis, siis need 5. klassi omad tundusid ja mingid titekad, mõtlesid ka, ta on mingid tited, on ju, bla, 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 on ju. Aga tegelikult oleme kõik ise olnud samasugused tited, me oleme kuskilt alustanud ja nii on kõik. Nii et sellist tituleerimistki on nüüd juba mõtled ka niimoodi, et jaa, ma ise olen samamoodi olnud 3D-s. Me kõik oleme tulnud läbi nendest kohtadest. Ja ega me ei tea ju, kuhu maani ja mis maani ja isegi ei tea seda, et mis tees me praegust olen või mis tees mina olen. Ja ausalt öeldes see isegi ei huvita mind, mis tee ma olen. Olen D või G või C, mul täiesti ükskõik. Aga lihtsalt see, et sa liigud oma sellel valitud rajal ja sa lähedki seda jumalikku juhtimist mööda. Ja sul saabki kõik ilusasti olla. Ja kui tuleb mingisugused väikeid eksameid, õppetunde, siis mida teadlikum sa oled, seda kergem on sul neid lahendada ja me ju kõik oleme kuskilt tulnud ja me kõik liigume. Sest see, kes on noh, igalühel arenemise need aeg on ka ju teistmoodi, kes haarab rohkem asju, kes mingi teatud ajad, kui sa oled selleks valmis, siis see titekas võib mingil ajal olla ju niimoodi meist arengust mööda pannud, et kui meie jääme ühte sellesse, mul on ikka meeldib see reklaam väga hästi, et kui ma olin, mis ta oli 7, ma olin 9. või 7. klassis, siis õpetaja ütles mulle, et kuule, Mauno, mis oleks, kui viiksin üle teise klassi, et sul juba vurrud nina all aga ma ütlesin õpetajale, et kes ikka et ei ole vaja, kes ikka õppida tahab, sellel on 1. klassis õppida küll ja küll. Ja see on nii hea näide, see on nii kuramuse hea, see reklaam mingi etenduse kohta oli. Mulle hullult meeldib see, vaata, kus ütlemine hullult, aga mulle nii meeldib see ja see on samamoodi, et kui me jääme mingit ise edasi ennast ei arenda, kui me ei liigu edasi elus, ütleme siis niimoodi, et edasi ei liigu, jääme kuskile seisma, jääme kinni, siis teine näiteks vaatab, et tead, ei, mulle väga meeldib niimoodi, vaatan, arendan ennast, loen seda, kuulan seda, see on nii põnev, on ju, jälle liigud edasi, on ju, ja kes tahab kõndides, kes tahab istudes liikuda edasi, istudes või liigtoolis, on ju, igaühe oma valik. Ja see keegi võib, kes on tundunud algul nii-öelda siis see titekas, on ju, see võib niimoodi arengust mööda panna, et pärast meil on endal sealt midagi õppida. Et sellepärast ongi nii, et ma ikka olen ka proovinud isegi neid, kes ei saa aru, isegi neid kaasa aidata ja olen andnud neile vabaduse vabalt niimoodi valida, et olla seal, kus nad parasjagu on ja nende enda valik, kunas, kuidas ja kas üldse, on ju. Aga lihtsalt ikka ma olen toonud neid näiteid, ma olen toonud neid, et ära istu, ütlenud, et ära istu seal, mõnega on vaja natukene karmimalt, et peegeldada, et ise sa ju istud seal ju, ei, ma üldse ei mõtle ja siis terve seansi ajal
terve 1,5 tundi või tund aega ainult räägitakse siis sellest, kuidas ikka saab nii, et kuidas ta ikka tegi ja kuidas ikka saaks nii-öelda kätte maksta, onju. Et ja siis olen peegeldanud, vaidlevad vastu, olen peegeldanud, vaidlevad vastu. Ja siis ma vaatangi niimoodi, et kuna varem see ajas mind närvi, nüüd ei aja, mind teeb nalja mulle teeb nalja see asi. Ja siis, aga ma ikka olen peegeldanud, sellepärast et kui mina natuke peegeldan, ühelt maalt tal hakkab ebamugav, ta hakkab ju mõtlema tõesti niimoodi, et võib-olla ma tõesti olen liiga kinni, et ma takistan iseenda edasiliikumist sellega. Ja nüüd suhete puhul öeldakse, et sul ei saa ennem tulla, kui sul süda ei ole vaba, onju. Konstellatsioonides samamoodi on. On enamus, kes seda kanalitki kuulab, ma olen täitsa kindel, et enamus teist on konstellatsioonidega kokku puutunud, kõikide asjadega, eks ju. Kes siis millega. Ja seal on samamoodi niimoodi, et kui sul on energeetiliselt koht täis, siis sinna koha peale ei saa ju keegi tulla. Mina olen ise olnud energeetiliselt oma lähedase inimese niimoodi, et võib-olla on igasuguseid klientide näiteid, võib-olla on isegi parem tuua kui oma näiteid, aga oma näite puhul on see, et ma olen alati tundnud, et ma olen vale koha peal ja siis ma olen öelnud niimoodi, davai, teeme konstellatsiooni, et midagi on väga valesti. Ja oleme teinud ja muidugi teine partner läheb endast välja, et kuule, et ma ei tea ju, kust pool ma pean käima, ei peagi teadma, sellepärast, et ma ju ise tajun ära selle asja. Ja siis mitte selleks, et mitte kritiseerida, et ma olen öelnud, vaatame üle, meil on midagi valesti. Ja paljudel partneritel on ka niimoodi, mul endal kunagi oli, mul vanem poeg oli minu mehe positsioonis ja mul ei saanudki keegi kõrvale tulla. Et muidugi, eks neid armumis ikka oli ju niimoodi, aga suhteks ei saanudki minna sellepärast, et keegi ei saanud, sest energeetiliselt oli koht täis. Siis peale konstellatsiooni isegi poeg käitus nagu poeg, mitte kui isa, et kus kell sa tuled, kus sa lähed, onju. Et nii äge on tagantjärgi vaadata ja vaata, kus oli lapsel ka kohustus, eks ju. Et tema ju ka ei saanud aru, miks ta on selline ja miks tal mingid teatud takistused elus ja miks ta ei saanud. Loomulikult, kui anna lapsele täiskasvanud kohustuseks ju. Mina muidugi ma ei andnud, aga kuna tema vanem oli perekonnas, siis automaatselt tema võttis süsteemis selle pere peakoha niimoodi. Sellepärast, et seda isa ju ei olnud kõrval. Need isad pole ju, ja on nagu on ju, eks neid on seal vahetanud neid partnereid küll ja veel ja ega ise olen ka ju 3. korda abielus ja kui keegi on küsinud näiteks kodusuht, oi, see on nii palju kolinud, aga kui see on minu arengus, on ette nähtud, on ju. Et mul ei saagi olla rahulikku elu, ma peangi arenema ja läbi selle liikuvuse ma tean teisi aidata, ma pean teistele ütlema, siis ma ei saa ju kunagi öelda, jah, see on mu viimane koht, on ju. Muidugi, ma võin tahta, et see on mu viimane koht, on ju, aga ma iial ei tea, kas see on mu viimane koht, kas ei ole, sest kuna ma olen tulnud ju ka siia valgustöötajana, siia planeedile, siis mina ei saa jääda mugavustsooni. Ja mul võib olla nii hea olla, mul võib olla imeilus kodu, mul võib olla väga hea mees, aga ma ei saa iial öelda 100%, et oi jah, nüüd ma tean, et see on paigas. Ma ju ei tea ju, ma loodan, et on paigas ja me keegi kunagi ei tea. Aga jah, et need arengud on nii huvitavad, et neid meetodeid on meil nii palju ja konstellatsioon on väga tänuväärt. Minge kindlasti otsige, kui teil on mingid korduvad mustrid, minge otsige need konstellöörid. Nüüd ma avastasin nii lahedalt selle neurograafilise sugupuu tervendamise. Kellele sobib loominguline, kellele sobib just see, et sa värvid välja, joonistad, kritseldad ja niimoodi. Ja minul see kunstianne on väiksest peale, siis mulle see väga hästi sobib, ma olengi teinud ja kui palju erinevaid meetodeid, igalühel on midagi. Ja kui palju erinevaid meetodid, mis teid aitavad, mis teid arendavad, mis teid aitavad ühest klassist teise, ühest trepiastmelt teisele. Ja seda kõike saab teha kergusega, mitte sellega, et sa ei liigu, mõtled, et ei, mul on niimoodi ja ei, mul ongi siin kiiktoolis ja nühingi seda kiiktooli, mis sest edasi ei vii, tegevust on, aga ta edasi ei vii, on ju. Siis või niimoodi, et ma põhimõtteliselt liigu, ma tahaks näha, et mina olen tugevam kui elu, ma olen tugevam kui looja, ma olen tugevam kui niimoodi, et see on puha egomäng, eks ju.
Aga neid on, me kõik oleme olnud mingil hetkel seal, noh, kas vist kõik on ju, et kes on ikka tulnud valgustöötajatena, noh, need on sattunud sellistesse peredesse, kus on siis üks vanem on selline, kes sind maha tambib, on ju, kes on maatriksi järgi. Teine, kes, noh, see puksitakse tavaliselt välja, kes on selline tõstev. Aga need õppetunnid, need levelid tuleb ikkagi läbida ja pärast sa saad aru, hiljem sa saad aru ja tõesti, algustöötajatel ei ole kerged elud. See ei ole niimoodi, et sa sünnid plaks, sa oled kohe selgelt, kohe lähed, ütled, räägid, maha tehakse igal juhul niikuinii. Aga et see areng ei ole kerge, aga me oleme vajalikud, me oleme siia tulnud ja me oleme siia tulnud teisi aitama. Et kas see meile meeldib või mitte, pigem võta seda vastu tänutundega ja arendage iseennast ja tee endale see meeldivaks. Ja alati tuleb sul jälgijaid, sul tuleb, noh, järgijaid ei saa, noh, tore ikka, kui on järgijaid ka, sest kui sinust on kellegile kasu vaimsel teel arengul, ükskõik milles, kas või tavaliselt niimoodi, no kas või koolis lastele on, kui õpetaja näeb andeid, on ju, näeb, et noh, minul on olnud need kunstianded ja need muusikalised ja kõik sellised anded on lapsena olnud, siis matemaatika ja keemia, füüsika absoluutselt mind ei huvitanud ja ma kohe ei saanud nende asjadega hakkama, aga õpetaja ikka niimoodi. Istu, perekonnanimi oli Liivak, nii, siis õpetaja isegi provotseeris niimoodi, kui midagi rasket oli, mida me neid, siis oli vaja mind alandada, siis on vaja klassi ette tuua, nii Liivak klassi ette, nüüd näita seda tehet, on ju, et sellised kuradi jurakad, on ju. On, kes on maha tõmmanud, kes on alavääristanud, kes on häbistanud, eks neid on olnud, kõigil on olnud niimoodi. Aga süsteemil oli vaja maha, isegi see kuradi jurakas, on ju, oli süsteemi ori ja ta ei saanud sellest aru, et ta on süsteemi ori. Paljud ei saagi sellest aru ja on vaja maha teha, aga praegusel ajal on õnneks kergem lastel koolis. Ja siis minu vene keele õpetaja nägi seda, sai aru, et mul on need võimed, on ju, ja nägi seda potentsiaali ja hakkas mulle neid, kas sa oled seda proovinud? No ju ta oli lugenud kuskil, teda huvitas see esoteerika, praegu ta on hästi vana, ta ei ole enam õpetaja, ta on juba ammu pensionil ja ta isegi ei mäleta mind enam. Ja ma loodan, et ta on tänaseks päevaks ikka elus, aga minule jäi eluks ajaks meelde, ärge alavääristage lapsi, lastele jääb eluks ajaks hinge meelde. Tema oli see, kes esimesena julges minu võimeid, märkas ja julges suunata mind, et ma arendaksin oma võimeid. Kunstis ka ju, kunstiõpetaja samamoodi. Ta ju ka ju, siis kirjandusõpetaja. Ta nägi, et mul need luuleanded ja asjad on olemas. Ta suunas mind sellele teele, siis ta isegi loos sellise võimaluse, et tegi oma tunnis sellise asja, et arendada siis seda kunsti või seda luuletamise, et lasi siis teha, et kes oskab, just nimelt, et kes tahab. See võib näiteks proovida panna asju, sõnu riimi ja kes ei taha, see ei pane niimoodi. Et seda õpetajat ei ole ka enam alles, see oli mul kunagi geenikoolis. Ja väga hästi äge, enamus teda ei sallinud. Minule ta väga meeldis, sellepärast, et ma nägin seda lapsena juba. Ma nägin seda, et tema oskas suunata last sellesse suunda, mis paketiga see laps oli siis siia tulnud niimoodi. Et me toetame vanematena samamoodi. Muidugi õpetajad ikka tahavad, üks tahab, et tema aines oleks ja teine tahab, et tema aineks. Ja siis, et olge empaatilised nende vastu, kes ei ole määratud neid aineid. On jälle väga tugevad, kes on matemaatikas, füüsikas ja neid tulebki selles arendada ja toetada, aga te ei pea kunstiinimesi maha tõmbama. Et iga asjaga on niimoodi, et arendage neid võimeid, nähke lapses seda potentsiaali, kelle nad on tulnud, mitte ärge tehke maha niimoodi neid, et arendage neid võimeid. Õnneks see läheb ka sinnamaani, et hakataksegi rohkem. Aga jah, et väga ei sildistaks, et väga ei tituleeriks, noh, üldse pole vaja, mitte väga, aga kellel need kombed on, siis
väga huvitav, ma käisin kuna me väike Eesti on ju kõike enamust tunnevad, siis ma isegi ei too sündmuse nimetust, aga ma käisin ühel sündmusel ja ma nägin kunagisi siis tuttavaid ja meid oli hästi vähe seal koos. Üleüldiselt oli palju muidugi, aga just meid, kes me oleme koos siis niimoodi arenenud, kasvanud, et meid oli vähe ja siis üks küsis siis teiselt, et kuule, kuidas su õel läheb ja see hakkas tulistama, mis see kuradi lits, blablabla. Ja siis mõtlesin ka, et huvitav, et mis ta on sul prostituut või? Ja siis ei, kuule, teist korda abielus on. Ühesõnaga, tead, kus see oli nartsissistlik joon lõi niimoodi välja ja niimoodi siis maha tegema teist. Aga kas see on parem, kui see õde näiteks siis, et kui see õde oleks nüüd kannatanud, lasknud ennast maha teha, lasknud ennast tümitada, lihtsalt painutanud sellepärast, et olla kellegile, näiteks oma õele või vennale, pereliikmele meelepärane. Ja kõik ei peagi ühtemoodi olema. Ja paljudes perekondades ka kõik ei olegi ühtemoodi. Aga see erinevus ongi see, et me tuleme ju, sünnime oma kogemusteks, üksteist õpetama, näitama, peegeldama või siis vaatama näiteks ka niimoodi, et sa julged minna omas suunas, oma elu elada, mitte niimoodi, et teine ütleb sulle kuradi lits, on ju. Äge, mul oli kunagi, no väiksena oli üks naabrinaine, kellel oli palju lapsi. Ja no ma olen alati sellise kuradi suure suu ja musta huumoriga olnud ja siis kogu aeg kõiki ta litsitas, kõik tüdrukud, lapsed ka. Kui kuskil läksime, mulle sõbranna oli tema tütar lapsepõlvest ja kogu aeg, mis te kuradi litsid, kus te jälle ulgute, on ju. Ja mina ju lapsena ei teadnud, kes see lits on või mis tähendab. Ja siis ma läksin ema käest küsima, et kuule ema, et naabri naine kogu aeg ütleb, kogu aeg lits ja niimoodi, et mis see tähendab. Ja selle asemel, et ema oleks mulle seletanud, mis see sõna tähendab, siis tema ütles niimoodi, teinekord kui ütle, kell puts ja lits ise samasugune, on ju. Ja mina vana ampelmann, on ju. Järgmine kord, kui ta jälle litsitas meid, ütles kuradi litsid, kus te ulgute, on ju, siis mina muidugi põrutasin, ma ei mäleta mitmendas klassis, ma olin ikka, see oli ikka küllalt noorena. Ja ise põrutasin ka kohe peale, tead, kell puts ja lits ise oled samasugune, on ju. Tal oli palju lapsi. Ja need lapsed on kõik väga toredad, need on suured nagu minagi ja veel suuremad, on ju. Et maru äge, nii ägedad. Aga jah, vaata, kuidas siis lihtsalt mingisugune sõnapruuk, on ju. Aga mis ma sellest tahtsin siis rääkida, on see, et aga meie vanematena oleme ju need, kui laps tuleb, küsib, mis see tähendab, on ju, siis seleta lahti, ära kasuta mingit irooniat. Ja sama oli see ka, et ma olin väga väike, mul oli, ema on eluaeg olnud liikumispuudega invaliid ja minu lapsepõlv oli selline, et teised mängisid, siis sügisel oli nii, et mina võtsin konksuga kartulit. Ma ei jõudnud neid kartulikotte tõsta, ma pidin need kartulid siis korviga lohistasin, vedasin, konksuga võtsin käsitsi, sellepärast et emal oli ikka vaja, talvekartul oleks keldris, me olime, ema üksi mind kasvatas, on ju, vaesest ei saa öelda, et perest olen tulnud, on ju, kui ema üksi kasvatas, aga ma olen hästi rohkem saanud piitsa kui präänikut. Ja siis midagi. Jälle naabermaja mees läks mööda ja hõikab jõudu. Mina lapsena, titt nagu ma olin, ma ei tea, esimesel mitmendas klassis ma olin, igal juhul haiglanaised tulid pärast, võtsid need kartulikotid, sidusid kinni, tõstsid käru peale ja vedasid siis meile keldrisse. Mul ema oli meditsiinitöötaja, ema oli laborant. Ja oma tööta sai teha küll, mis sest, et tal oli see liikumispuue. Aga kuna see enamalt jaolt, ta liikus ju ka tugevdan ajal ja laborandil töö, mis see ikka on ju, istud, võtad verd ja siis liigud siis oma nende aparaatide juurde seal, et need vereproovid teha ja siis see samane naabrimees siis hõikas mulle jõudu ja siis ma ei osanud midagi vastu öelda. Ja siis jälle küsisin ema käest, on ju, et kuule, et see hõikas mulle jõudu, et kas ma oleks pidanud aitäh ütlema või? Ja meie vanematena õpetame lapsi ju. Selle asemel tema oleks öelnud mulle, ütle talle jah, et jõudu tarvis. Ei, ema ütles niimoodi, kes teeb, see jõuab, mööda mine ja pidagu lõuad.
Ja mis te siis arvate last, kellel on ema ainukene, kes on eeskujuks? Siis loomulikult naabrimees läks järgmine kord jälle, mina jälle konksuga seal lapsena, on ju, jälle õikas jõudu, viisakas inimene, on ju. Ja mis mina, vana ahv, on ju, õikasin talle vastu, kes teeb, see jõuab, mööda ei mine, pidagu lõuad. Ja peale seda loomulikult ta ei kannatanud minema. Ükskõik, kus midagi toimus, alati mina olin see kuradi mustlammas, kes oli süüdi, aga vaata, ma olen ikka loll, eks ju. Aga lapsena, kes last õpetab? Kool õpetab, noh, 1. klass, mis see kool selliseid asju veel ei ole jõudnud õppida, 1. hakkad ikka A-st ja B-st pihta, on ju. Noh, 0 klassist tegelikult juba hakkasime. Aga meie enda kodu, meie enda vanemad on need, kes õpetavad, kes on selle lapse suunajad. Ja neid näiteid ma praegust ka sellepärast tõin, et nad on sellised ekstreemsed näited, aga tänu sellele ma olen elus väga palju peksa saanud, et ma vana loll olen ju emad kuulanud ja olen ju ironiseerinud, olen õikanud niimoodi vastu. Muidugi, eks ta teeb natukene nalja ka praegust, aga tegelikult on ju, jah, mina lapsena sain sellepärast väga palju kannatada, et ema sai oma vaimukust välja elada. Ja siis ikka ütlen niimoodi, et seletage, kui lapsekesed tulevad küsima, seletage lahti. Ja nii on ka suurte inimestena, et kui te lähete kuskile, kui mõni ütleb ka, et ma tahaks nii midagi minna, kas kuskile alternatiivkooli või midagi, et kuidas ennast edasi arendada. Ma nii tahaksin minna kuskile, aga ma ei tea, kuhu minna. Siis ma olen alati ka õpetanud, et minge sinna, liikuge selles suunas, see, mis teid tõmbab, on ju. Ja kui teil sealt tuleb midagi, mis siis tõesti või tunnete ja mõtlete, et häirib või keha reaktsioon on selline, et ei, ma ei taha sinna minna. Vaat siis jälgige keha, ärge minge sinna. Minge sinna, kus te tahate. Alati on ka muidugi need halvad õppetunnid, on ju ka õppetunnid. No me kõik õpime ju. Lapsena ka on ju, sa ei kuule ju, öeldakse, et see on kuum. Sa tahad ju teada, mis see kuum tähendab, on ju. Aga need õppetunnid, kus seletad, see teeb ai on ja siis on lapsel natuke lihtsam aru saada. Aga me kõik oma kogemust õpime. Ja niikuinii see laps, ikka ta ju katsetab läbi ja me kõik läbi elude tuleme. Ja isegi need halvad õppetunnid on õppetunnid, aga see on kõik vanema teha, kui põhjalikult ta lahti seletab lapsele, et see laps ei peaks tõesti selle asemel, astu porilompi, selle asemel, et kukkuda tiiki ära uppuda, näiteks niimoodi selline võrdlus või kanalisatsioonikaevu kukkuda. Et see on kõik meie kui vanemate teha. Kas sellel lapsel on elu jooksul rasked õppetunnid või sellel lapsel on kerged õppetunnid. Nii et väga, teate, issand, kell on juba nii palju. Ma olen 1 tund ja 42 minutit lugenud. Ma räägin teile täna hommikuse, kuna vaata, mul tuli seesama teema, et meie endi teha on, et lastel oleks turvaline. Siis mul tuli täna hommikul tulid ka need nägemused jälle. 2 olid värvilist, seda ma räägin, need olid ilusad. Seda ma räägin teile teine kord, aga see 1, mis oli mustvalge, see oli natuke mõtlema panev. Ma nägin kive, aga need ei olnud täpselt nagu rannas kivid. Nad olid natukene sellised kandilisemad kivid, nii nagu Machu Picchu'l on ehitatud see sein, on ju. Et mingid sellised kive nägin. Ja ma nägin seal kivide peal olid linnusuled. Ma seostasin natuke seda just nagu oleks kuskil mere ääres, aga nad ei olnud tavalised sellised, nagu rannas on kivid üksteise hunnikus. Aga nad olid pigem sellised tahudud, kandilised, pigem siiski ka ümmarguste äärtega vanad kulunud. Aga see oli mingi struktuur, on ju. Kivid olid ja siis ma nägin, osad kivid olid nii nagu need on, nii nagu on Mehhikos ja inkadel on ka sellised kiviristid, nii nagu meil surnuajas on need puust ristid, on ju. Aga kiviristid olid, ma nägin neid kiviriste, sulgi ja kivide vahel olid kiviristid ja ma nägin lastelaipasid. Nii et ma mõtlesin, ehmatasin muidugi, ma täitsa võpatasin selle peale ja siis mõtlesin, mis asi see on. Ja siis ma mõtlesin ka niimoodi, et kas mingi katastroof, aga pigem kui need kivid, mul ikka käis mõtted läbi, ma pean sellesse süvenema veel, sellesse nägemusse, et mis see endaga kaasa toob, mida see tahab öelda. Aga kuna need kivid olid sellised struktuurilised,
see oli just nagu kuskilgi noh, kas vundament või müür või võib-olla on kukkunud müür või et võib-olla võib tulla välja. Ma konsulteerisin ka ühe oma sõbrannaga natuke, rääkisin talle sellest. Ja siis me natukene arutasime selle puhul ja tema ütles ka oma neid, mis võib olla nägemusekesi, esitas mulle küsimus, ta alati maru huvitavalt esitab küsimusi, et ma saaksin selle siis informatsiooni laiemalt kätte. Mul on neid selliseid sõbrannakesi rohkem kui üks. Kõik on erinevad, kõik suunavad erinevast suunast. Ma olen nii väga tänulik neile, sellepärast, et nemad ajavad mind ju kogu aeg rohkem arenema. Et hästi lahe. Ja siis jõudsime taipamisele, et see võib olla ka selline asi, et midagi avastatakse, midagi tuleb inimkonna jaoks välja, mis on siis seotud kas siis mingisuguse massimõrvaga, mis on olnud, võib-olla leitakse mingi linn kusagilt ja leitakse neid, aga et valged, ilusasti valged, sellised inglissuled olid peal. Maru huvitav, jah. Aga muidugi ehmutasin ära sellepärast, et need olid väikeste laste skeletid. Kes võisid olla maksimum 4-5 aastased. Nii et eks see elu näitab, kus mis välja tuleb, siis ma panen ka endale rohkem pilti kokku. Aga vot seda tahtsin öelda. Ja mul on neid nägemusi veel olnud, aga see oli täiesti värske täna hommikune. Kuna ma nende teistega olen arvatavasti jäänud hiljaks, ja nüüd rääkisin teile, mis mul aasta või 1,5 aastat või 2 olen tagasi või siis veel kaugemalt, eks ju. Et siis see on nüüd selline värske asi. Aga need teised 2 olid väga selged, väga ilusad, väga ilusad. Väga ilusad. Ja nendest ma siis räägin teist korda, kuna praegust meil on juba 1 tund ja 46 minutit, siis põhimõtteliselt 2 tundi, kes see viitsib kuulata nii kaua. Et siis soovin teile aga kõike ägedat ja ilusat ja usaldage universumit ja olge julgedage olla teie ise. Vot nii. Okei. Järgmise korrani.